Jou. Pole ammu reisil käinud. Mõtlesin, mis kodus diivani peal ikka passida, et läheks seekord ka kuhugi reisima, aga ma ei tea kuhu. Kuhugi, kus käinud ei ole või vähemalt kuhu me lähme? Kus sa käinud ei ole? Lätis ei ole käinud. Lähme käime Lätis ära, vaatame, mis on Lätis põnevad on. Ilmad on küll jahedad, aga samas on lõuna pool, et võib-olla on soojem isegi kui seal selles Korful või... Äkki seal vihma ei saja. Seal vihma ei saja, ühesõnaga lähme käime Lätis ära, teeme väiksed spaad, lõõgastume natukene, relaksime vaimu ja keha ja siis vaatame võib-olla midagi kaamerate ka, nii et ja Victoria on teinud hästi kõva kodutöö Läti kohta, et ta teab iga objekti kohta, mida me seal filmime vaatame, mis täpselt mida kujutab, mis on seal ajalugu, kes on omanik ja nii edasi. Nii et hakkame minema, mida sa kõige rohkem Lätis tooted? Lähme juba. No kuule, mida sa ootad Lätist? Ma ei tea. Kas sa loodad, et näed kuuevaarapalisi inimesi? Jah. Okei, lähme otsime siis kuuevaarapalisid üle. Aga hakkame sõitma, kell on palju, sellepärast et spa pannakse juba, et spaasse saada, siis on vaja enne 7 kohal olla, kell on 13:20. Pajehali! 4 tundi lõbusõitu. Ütle nüüd, pajehali! Või ütle. Nüüd tooli, Pargoskine umeiest. Ei. English, please. English, okei. Let's go, let's move your ass. Oleme jõudnud Riiga. Siin on tõestus, et me ei valeta. Parkib see auto ära. Riias on parkimine kallis siin. Vanalinnas on 15 € päev öö. Ja siis võtame siukese hotell nagu Vellon. Centrum hotell on spa. Velton. Velton, Velton, jah. Et lähen vaatan, milline see on ja kas meile tuva antakse. Ja siis näete siis, hoopis suurem kui Tallinna. Tallinna pisike, mitte midagi seal ei ole. Tallinna kesklinnana ainult enne mõtlesime, et Solarise keskuse Draamateater ja Viru hotell. Nii, saime toa kätte. Siuke pisike suht. Mahu ära õigeti. Siin peaks 8 inimest olema. 8 inimest mahub siin ära jama. Okei, ühesõnaga saime toa kätte, väga ilus tuba. Peegel on ka. Aga tegema oligi nalja tegelikult. Mis number meil on? 511 on viimane. 511 või? Jah. 5 + 1 + 1, näed, 7 minu õnne number. Siin on siuke keeruline labürint, me ole kindel, et me leiame õige koha. Veel vähem oskame siit pärast välja minna äkki. Aga nii palju infoks, et Lätis kehtib ka euro. Ajavöönd on sama. Kui küll hirmus kõik sõit 4 tundi, selle aega jõuab vabalt Korfule lennata. Siukene väikse rõduga. Siin rõdu ei ole ikka vist. Siuke suht väike. Harjunud viimasel ajal siukse lukshotellidega. Ja siukene värk. Tule siis. Rahvastab vaadata. Tule. Inimeste pissile. Ma jätab hing rahuga. Nüüd on natuke aega veel pool tundi, siis saab minna spaasse. Kole kiire reis on. Kähku väiksed söögid, kuna täna ei ole cheating day, cheating day, siis võtsime Rimist väiksed siuksed munad, kana, salati, mis me ise kokku ladusime ja siis loomulikult käte desinfitseerimisvahendid. Kes nägi, see nägi, võib tagasi kerida, nii et anname hagu minna. Kell on juba peaaegu 7, aga enne 7 peab sisse minema. Nii et lähme siis spaasse. Kuidas spa tundub? Kuidas tundub? Räägi. Palju sa maksid selle hästi juurde? Ma ei oska öelda, oli mingi 191 ja siis oli vist 200, mis see lõpuhind oli? 217, okei.
et lähme, teeme väikse siuke, ta on siuke hästi siuke mini teatuurne, väike 2 sauna vist ja? Jah, 2 sauna. Noh, mine nüüd kõnni näitab fitness kõndi inimestele. Jah. Mine uju. Michael Myers! Michael Myers! Käes on hommik. Aga kuna oleme teises riigis, siis võtsime kaalukaasa, et ikkagi fikseerida kaal ära. Et kuna ikkagi niisugune väike peki põletamine käsil või niisugune natuke keha tuunimine, siis ma ei tea, mul või Victorial, siis mina kaalusin ennast ära. Eile oli pikk sõit, sõin ainult seda vinnutatud lihakakk, viimane toidukord ja viimane toidukord, siis päris viimane toidukord. Käisime riimilisossi lihtsalt täiesti ilma süsivesikuteta, ilma rasvata. Proteiini allikas, nii et ja lõpuks oli spa ja nii edasi, siis tegelikult oli kaal mul kukkunud 900 grammi, nii et nii, nüüd Victoria siis fikseerib oma kaalu. No, kaalu siis. Ma kaalusin juba. Nii, kaalusid ära. Me ei pea kaalunumbritest rääkima ühesõnaga, et me tõestame, näed, võtsime eraliga kaalu kaasa, sest pole ka nii professionaalid, on ju. Täna küll oli sul ka madalam või? Kui eilsega võrreldes, sest eile see 300 grammi. Võrreldes eilsega? Jah, ja võrreldes eelmisele päevaga 600 grammi. Jah, sul stabiilselt kaal kukub, mingi 500-600, mis on veel nädalas umbes, nii et see on täitsa stabiilne, aga mis me siis teeme, et see kaal veel paremini langeks? Sööma hästi palju. Täna on cheating day ja lähme vaatame, mis hommikusööki pakutakse, siis võib-olla lähme Lidasse, siis mis veel on? Mingid saiakese kohvikud olid siin ja nii edasi, et kui ei söö, siis muidu kaal ei lange, nii. Siis enda marime ka üle. Ütleme nii, et plaan pole nii mingit võistlusvormi taga, lihtsalt nagu kulgeda siukse vahelduseks ka, ma ei tea, mis laine peal, aga sinu kord. Käes on hommikusöögi aeg, vaatame, mis süüa pakutakse. Mina võtsin 900 grammi maha päevaga, siis mina võin cheating day teha, aga Victoria võttis nädalaga ainult 600 grammi maha, siis tema ei tohi cheating day teha. Näete, siis meil sellise suhtumine, siis ühesõnaga, vaatame, vaatame. Isike, mis ta on Velton hotelli bufee või? Kas sa leiad siis süüa endale hoopis midagi? Ma ikka leian, jah. Ja midagi üllatavat ei ole, hommikusöök nagu igas hotellis. Kuidas maitseb? Normaalne, nagu ikka. Jah, siin oli pannkooke ja pärast kuulus pannkooke natuke. Kindlasti, jah. Vist kuuski siin kirikut ei ole või? Leedu auvalve, et armas televaataja, mis teie arvate, et kui mõistlik siuke käimine on, kas see on klounaad, kas on show, aga mis eesmärki või kuidas see teeb kuidagi seda asja nagu turvalisemaks või efektiivselt, ei oska öelda mina. Jalutame siin hommikuses külmas Riias, peaks vist ikkagi lõpuks trenni ka minema.
noh, kas Riia on suurem kui Rakvere? No, võiks ka ole, jah. Ühesõnaga, täna vist jääb trenn ära, kuna me pidime spaasse minema kell 4. spaasse minema. Ühesõnaga, ma ei tea, hommikusöögi sees vist oli midagi halba, sellepärast, et Victoria pani väikest lohet peldikus, siis magas natukene. Nüüd mõtlesin, lähme käime Lidos ära, siis täna siitingt ei ja vaatame, kas ta midagi sisse jääb, aga trenni siis lähme vaatame homme kuhugi. Homme saab nii kuni vihma, täna ikka naudime seda ilusat ilma ja jalutame ja avastame ja seiklame. Võt. Kui mul toit siis on. Vaatame jõulukuu üle. Jõulud on käes. Ma pole siin päris ausalt käingi kunagi, lähen vaatama veel natuke, mis siin on üldse. Aga Victorial on veel kõht nii tühi, et juba siin tahab oksendama vastid hakata. Alla ma vaatan, milline siin see... Äkki pärast oksendatud, et mul kõht oli nii tühi. Lidos siis on selline söögikoht, mis on hästi populaarne. Siin saad võtta vist kaalu järgi toitu ja saad panna ise endale menüü kokku nii-öelda erinevalt valides toite. Ja ei ole siuke standardne restoran. Ja näed, Victoria läheb sinna nüüd karusselliga sõitma. Talle meeldib karusselliga sõita. Ja ta on nende atraktsioonide hull. Aga siin on nagu ainult, et ta kardab kui tegelikult. Palju lapsi. Ükspäev jalutasime sinuga, ma ei mäleta, kus kohas tegime samme, sest mina pean, vana mees pean tegema iga päev. Mustamäe teel. Leidsin 10 sendise maast. Ja siia tulles Lidos on ju aegu, inimesed on loopinud sente, et kui sa mõni sisse soovid, siis sa võin täita, miks see sent mulle muidu pihku sattus. Kui mitte sellepärast, et ma saaksin tulla siia õnne toomasse kaevu visata ja kõik need soovid täituvad. No viska ära, lähme sööma. Viska ära, lähme sööma. Esimene mulje on, et ei ole üldse vähe rahvast. Kõik lauad on täis, aga loodame, et äkki leiame midagi. Lõpuks saime söögi kätte. Ma ei tea, mida ma võtsin, pannkooke, šašlõki, friikartuleid, mingisugust, ma ei tea, pavlovat ja tisu. Aitäh, head oksendamist. No tuleb ta, aitäh, tuleb ta. Jumal. Victoriale Lido meeldis, nii et ta räägib teile, mis talle Lidos väga hästi meeldis ja ta ütles, et kui ta Riiga tuleb, et siis ta tuleb siia tagasi. Jah, ei tule, sest et lihtsalt kogu see süsteem on üles ehitatud kapitalismi poolt. Sa oled näljane, sa lähed sinna, sinu ees on hunnik toitu, meeletud järjekorrad, põhimõtteliselt iga asja eest, kui sa tahad oma, ma ei tea, kartuli ja ketšupit peale, siis sa maksad selle eest ka eraldi, sa võtad endale hästi palju süüa, sa oled näljane, siis toit on sinu ees, siis kui sa lõpuks selle toidu kätte saad, selle iga jubina eest ära maksad ja see ketšupid ja kõik majonees, kõik asjad on eraldi plastiktopsikutes ka, nii et ma ei tea, mida planeedisõbrad sellest arvavad. Ja siis lõpuks, kui sa saad välja, siis sa otsid endale poole üle lauda, kedagi juhti, kus see lauda või ole, lihtsalt sa ära maksid oma söögi. Ja siis, kui sa lõpuks saad selle laua istud maha, siis su toit on küll. Liikuge 1 kilomeeter mööda teedaad. Ühesõnaga, saate aru, Victoriale väga meeldis, et ta tuleks alati tagasi. Ei tule. Ja me ainult sööme ja sööme. Ma tean, kallist ülevaatajad, sa oled tüdinenud meie söögivideodest. Aga no mis teha, tulime siia väikses Itaalia restorani ja noh, kui laps sööb, siis laps ei nuta. Kui sa sööd seda pizzat, sa ei saa mitte kunagi kaalust alla, tead seda? Kõik treenerid räägivad seda juttu mulle juba 25 aastat. Jah, aga see ei ole eesmärk. Ei ole. Kes mu videosid jälginud, siis on näinud, et siin, noh, tõmbame seda elektroonpiipu nagu. Ja siis vaatasime siin Lätis on ka, et astume sisse, et noh, kui me, kes on näinud, et ma vingun, et nagu Eestis
on niisugune seadus, et maitsetega ei tohi müüa, igal pool mujal riigis müüakse. Ameerikas, kus iganes, siis Eesti on ainus riik vist maailmas, kus me oleme nagu ülieesrindlikud ja me müüa, siis tulime Lätti ja siis näete, täiesti absoluutselt kõiki maitseid, 600 pauku, siin on mingid naetavad, hästi suured ja siis on ka siin terve hunnik maitseid, nii et tule osta, vali, millist tahad, nii et Eesti on ikka kuskil mingisugune oma arengus ikka kuskil, ma ei tea, Jüri Kajas vist nagu. Ja siis õhtune food barn, midagi rasket enam süüa ei jaksa, siis väike puuviljalaks ja võib-olla väike pähklilaks ja ongi käes pühava hommik, mõtlesin, lähme trenni, käisime Lemon Gymis, aga seal oli pühapäeval ainult, seal admin ei olnud, siis tulime siia kuskile Toomina keskusesse ja siis vaatame, et näed, seal ees juba MyFitnessi silt on. Lähme teha väikse trenni, ma tean, et ilmselt ma olen siin suht kindlalt käinud siin MyFitnessis, et ma ei saa seda proovitrenni hinnaga sisse ilmselt, aga noh, siin meil on süütu neiuke, kes ei ole siin üheski MyFitnessis käinud, et äkki sul õnnestub 3 euroga saada. Ja vaatame, et väikse trenni. Täna biitsepsid ja triitsepsid. Õige bodybuilder teebki ainult biitsepsid ja rohkem polegi vaja. Ja siin saalis käivad ka need superkangelased. X-mehed teevad trenni siin. Punni. Näete, siin on juba väike muskel hakkab tulema. Siit hakkab muskel, siit on ka natuke musklit. Käed sirgeks. Niimoodi. Ühesõnaga, trenn on tehtud, täna tegime enam-vähem tegelikult biitsepsid, triitsepsid peale kõhtu. Ja noh, rinde selge sellepärast natukene, et siin on teised aparaadid. Alati on äge käia. Ma ei saa seda peale jätta, sest me jälle seda elaks muuski taustaks. Ühesõnaga, hakkab minema. Jah, oled küll ilus, oled küll, jah. Ühesõnaga, ongi trennis käidud. Vedas, et ma olen kindlasti siin saalis käinud, aga ma sain ikka tutvumishinnaga 3 eurot per kärss sisse. Nii et jah, nii et nüüd ma nagu üks kurikuulus influencer või kuidas inglise keeles on? Influencer ütles, et mitte kunagi, kui sa isegi vead vägisi ennast trenni ja trenni on tehtud, siis sa kahetsed seal trennis käisid, nii et kas sa kahetsed? Ei. Ühesõnaga, paneme ajama Eesti poole. Mul on sellest 6 varbalistest juba nii siiber, et anna ka olla. Ei, aga tegelikult on tore. Ilmaga me vedas, sest täna saab täiega vihma, on hall ja kole ja sükene õnnetu. Eile oli täitsa päike ja sinine taevas, nii et heli saame jalutada. Jah, ja siis toitamishulludele veel, et täna on siis siuke suht proteiinirikast toit, et saada eilsed cheating veed liikuma, rohkem vett, et homseks või ülehomseks hiljemalt oleks kaal sama ja peki põletamine suure... Palju sa võtsid oma cheating day'ga juurde? Mina võtsin 1 kilo juurde. 1 kilo, ma ei teagi palju ma võtsin, ma olin mingi... 1,2. Sina või? Sina. Näed, sa juba teed ise vast vastuseid. Et ühesõnaga, siukene, ma ei tea, mulle tundus eile siuke kuidagi lahjadest cheating day, mul nagu isu väga ei olnud ja siis, mis ma sõin, kõik tundus ka nii kuradi lahja veel. Ja alkoholi me ei joonud aga ja... Jah, ühesõnaga, aga sai jälle vaheldust ja 6 päeva jälle ja siis uus cheating day ja nüüd vaatame, kus me... Järgmine on ta sinna üles panna.
Järgmine nädal cheat day on meil Saaremaal, jah? Ja ema juubel Cheat ei saa saab üles. juba 25. Aga okei. Mis teed? Kuule. Riidega vahetu. Selles mõttes võtsin sealt häälete peale ja saaks ära küll. Tegelikult. Aga ei perse. Okei, no öeldakse kohe, antakse ühis ka, kus, mida teha täpselt. Selles mõttes nii peab Lähme palun koju. Sööma kõigepealt. Ja noh, nagu õigel eestlasel ikka, siis piire ääres käiakse, ma ei tea, Alka outletis, ostetakse viina, juuakse nagu loomad. Läti Rimist ma ostsin Jack Danielsi 1 liitrise 32-ga, siin on 23,49 ja 1,5 liitrit on 36,49. Vot siuksed hinnad siin siis. Victoria sattus vaimustusse hindadest. No, Jägermeister liitrina on 17 eurot nagu reisata. Ma ise seda ei joo, aga nagu... Aga nii odav siis ostad. Jah. Et okei. Või siis kui väheks jääb, siis saab alati võtta juba asisemad pudelid. 4,5 liitrit. Jack Daniels 3 liitrine, 94. No, võtame need koju. Siis saab see tükk maad impsida 1 nädalavahetus kindlasti. Mis sa vaatad siin? Ma vaatan, kui ägedad maitsed nad siin on. Mitu mahvi siin on siis? 600. Ma arvan, et siin on see... Erinevad maitsed kohe Eesti-Läti piiri ääres põhimõtteliselt. 5,49. Palun väga. Odavam kui seal veel, jah? Jaa. Näed, siin on kivi guava veel üks, mis... Aga see selleks, okei, tai, lähme. Tavai lähme, jah. Krentas, ma kuradi ma 8 ajal juba oli nagu näts. Eile mu toit oli külm. Mis siin siis viga oli? Arva. Nussiaöisel markaar on nussiaöisel. Siin tulime sööma, siis telisime söögid, siis tood Victoriale hardi filee asemel lammas kondiga. Siis välja 10 minutit, siis toodi 20 minuti pärast hardi filee koos friikartulitega, mis kuidagi praegu ei sobi, või tahtsa ahjukartuliga. Kas siis hardi filee on vähemalt hea? Ei ole. Mis tal viga siis on? Üle küpsutatud. Rakkulis oli parem. Ma ei tea, vahet ei ole. Ja nüüd rahulikuks jäädes siis, miks universum teeb sinuga niimoodi, et ta sulle süüa ei anna? Mine perse, Marko, päriselt. Ma olen siin selles Pärnu babybackis. Ja siis me tahtsime minna sinna teise babybacki, kuhu me läksime, siis tuli välja, et see on rannas. See on kinni juba. Ei no, aga Google arvab siiamaani, et see on lahti 11. No mina sõin juba ära, nagu ma ei tea, mida see Victoria siin piirdab, et ta ei söö siin koos minuga. Palju sa jatsi jätad seekord? Ma lähen jotsi eest ostun selle kartulit praegu, sest mul jääb kõik nii. Ei ole hullu, seda rohkem pekk põleb. Praegu ei ole õige aeg. No tahad rahastat actionit näha. Ma küsis mõne hea küsimuse, mis hästi pöördesse ajab, et saaks hea video, aga mul ei tule ühtegi head pähe. Ühesõnaga, hea tisu.